era tu lady, pero ha pasado el tiempo y tú te olvidaste de mí. Oh baby, yo era tu lady, pero las cosas cambian, ya no me importa más. No siis ta ongi mingi, et ta siis järgmine nädal ikka tagasi või näiteks esmaspäeval. No nii, tere hommikust! Oled jõudnud minuga siia esmaspäevasse päeva. Algab uus vlogi nädal, nii et tere tulemast. Ja üldse ma sain just aru, et mul üldse ei sobi need prillid. Aga mul katsusid enda omad ära 2 paari, nagu Prevenilgi 2 paari, ma ei tea. Meil elab mingi vaimis kodus, kelle meeldivad ilmsest päikeseprillid. Ühesõnaga, hommik algas suht varakult, kuigi Talis lubas mul 10-ni voodis tiksuda. Aga nüüd me tulime Raplasse, sest et ma tõin enda venna arsti juurde. Ja kui hea on nagu külm kakao. Mitte kohv, aga kakao. Ma kohvi inimene ei ole, nii et Reven tahab ka või? Pahukoor on kõige parem siit pealt. Jaa, palun. Vaatad maha ja. Nii, Preven nüüd saab ka rüübata veits ja me läheme nüüd mu vennale järgi. Nii, et tere tulemast muude vlogi ja tule vaata, milliseks mu nädal kujuneb. Tšau praegu! No tšau, kätt hakkab jõudma juba vaikselt õhtu. Ma tegin süüa, nagu nägite. Tegin kanariisipada ja panin Preveni vahepeal magama. Koristasin natuke kööki, mul on vaja tegelikult nõude pesumasinast veel asjad välja võtta. Aga ma vaatan selle nonti teisi ära. Siis mul on vaja üks asi ära postitada. Ja praegu ma hakkan nautima uut Vanilla Ninjat. Vist tuli suht ammu juba välja, aga see on siis karamellimaitseline. Ma ei ole seda veel proovinud. Nii et kohe proovime ära. Ma mõtlesin, ma näitan. Käisime Preveniga hommikupoole korra Pepkos ka läbi, sest ma tegelikult läksin baikerid otsima, aga ma ei leidnud. Need oli 2,50. Okei, kui palju need mu silmi kaitsevad? Ma arvan, et ei kaitsegi, aga tegelikult need ei sobi mulle üldse tegelikult. Asi on selles, et ma kaotasin 2 enda prillipaari ära. Ma ei tea, kuhu ma olen saanud panna. Ma ei kujuta ette ka. Preven kaotas endal 2 prillipaari ära. Nagu me kolisime siia korterisse, siis ma tean, et ma nägin neid. Siis ta veel pani need endale ette ja siis ma panin need tagasi, aga kas ma panin need kuhugile niimoodi ära, et ma ei suuda neid enam üles leida? Ma ei tea. Või siin lihtsalt meil mingi koduvaim, kelle meil teevad ilmselt päikeseprillid. Aga see ei olnud teil kõige paremust, aga seal paremaid ei olnud ka. Nii praegu jäävad asja ära. Tšau, kurri. Vot, aga jah, me hakkame siis praegu seda jätist nautima ja panen enda seriaali käima ja. Nii et see you later, alligator.
möödus mingi 10-15 minutit ja äikesetorm on läinud suht intensiivseks, mul lõi korra nagu teleka välja ja siis lõi uuesti sisse ja samamoodi õhk või pumba need tablood, mis meil seenta peal, mis näitavad kraade. Need ka korra vilgatasid ja siis mõtlesin, mine päkki, kas meil lõi sisse kuhugi või. Aga ma ei tea, kõik tundus töötavat, internet nagu lõi välja, aga meil on nagu läbi õhu. Nii et ma ei tea, pärast siis tšekan, aga ma ei tea, mida arukad siis teha. Ma ilmselt mopitan põrandad ära, panen nõudepesumasinast enda kohtadele ja täidan mustade nõudega ja äkki teen küpsiseid. Ma arvan, see on hea plaan. Nii et let's do this. Something I can live without you, but I always say that I don't want to, cause I'm really stuck all about you. I deny it, but I really like you. Baby, I wanna be you, wanna know why. I'm not being your first, but the last one. I'm not good to be your life, I just wanna know. If I tell you something, baby, I'm still thinking about you. If I tell you something, jooksmas käidud, pesemas käidud. Kell on juba 10 läbi, nii et me tegelikult hakkame magama minema. Jube hea on olla. Tõesti hea on olla. Me homme lähme Tallinnasse, tuli siuke äkk mõte, et Tallisel on vaja minna. Ja me lähme Preveniga kaasa. Sest et mis ikka siin kodus olla. Pigem minna välja ja teha midagi. Mul on vaja homme paar meiliga saata, aga ma saan nagu telefonis ka saata, nii et mind nagu miski kodus kinni ei hoia. Vot nii. Aga mingid otseseid plaan on me Tallinna osas ei ole. Lihtsalt vaatame, mis pähe tuleb. Aga täna oli tore. Natuke väsinud. Preven mitte. Ta täiega siin mängiks palli ja teeks igasugu asju. Aga toidu aeg, nii et näeme hommikul. Tšau! Tere hommikust! Täna on 18. juuni ja on hommikusöögi aeg. Tegin siis avokaadovõikut ja kõrvale on apelsinimahla. Vaatasin just Liis Paalitsa blogi ära. Ja Preven Talisalas magavad. Me oleme siis täna linna. Aga ma ärkasin varem, sest et mis ikka seda päevakest maha magada. Ma isegi tunnen siis süümakaid, kui ma magan alla mingi 7:30 või niimoodi. Minu arust oleks hea ärgata 7:30, isegi 7, 8 ka fine, aga peale 8 on juba siuke waste minu arust. Vot nii, aga jah. Ma alustan siis enda võikude söömist. Ja ma tegin siis niimoodi, et ma panin selle saia toastisin, siis panin peale maitsestamata toorjuustu, nagu määrisin peale. Siis purustasin avokaado, keetsin muna, siputasin peale sidrunipipart ja leivaga tegin nii, et ma panin alguses purustatud avokaadot, majonees, muna, siputasin peale seda sidrunipipart on ju. Ja siis mul laimi ei olnud, aga
sidrun kõlbab ka lihtsalt nagu ühesõnaga pressib peale seda mahla siia. See teeb nii heaks värskeks. Vot nii. Aga jah, ma siin jätkan enda YouTube'i vlogidega. Vaatan, kes mul veel vaatamata on ja siis varsti juba hakkame settima. Okay. She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's owning the scene. A queen in her own right, living her dream. She's got that fire in her eyes, determination in her soul. Breaking barriers, reaching goals, she's on her road. She's a diamond in the rough, shining bright. A woman like her, she's a beautiful sight. She's breaking molds, she's breaking molds. No nii, me hakkame vaikselt Tallinnasse jõudma. Ja mina ikka mõtlen, kuidas inimesed suudavad siin nagu liigelda. Ma ei taha jalga ka siia tõsta enda. No, kui ma sõidaks siia, siis ma sõidaks ainult automaadiga. Ma olen ühe korra pidanud, kui Helli jäi haigeks ja ma pidin minema sinna loomade kiirabisse. Ja siis ma olin alles saanud load ja oi, kuidas mul jalg värises lihtsalt. See oli kohutav. See tundub lihtsalt nii keeruline, ma ei tea, kuidas te teete seda inimesed. Vot, aga me praegu lähme kesklinna kanti. Tallis teeb enda tegemised ära ja meie vaatame Prevenigas, mis me nii kaua teeme. Ilmselt Tallis on kuigi kaua ei lähe. Nii, et me kaua teda ilmselt ootama ei pea. Ja siis saame juba vaadata, mida koos teha. Vot, aga praegu ei ole isegi mitte mõtteid. Nii, et me natuke mõtleme ja siis vaatame edasi. Praegu sõidame siit lennujaamast mööda. Ja siis, kui me Mehhikos käisime siin eelmise aasta oktoobris, siis oli nagu mitu kuud niimoodi, et ei taha näha ka nagu mingid reisilennukid kui selliseid, sest et see reis oli ikka kohutavalt pikk ja Preven polnud siis 2. Aga nüüd juba vaatad ja siis mõtleks, et tahaks ka reisule minna. Ükstapuha kuhu. Mis teeb? Näita, mis sa said. Mis see on? Kilpkonn, õige Kalla. Preven, sa pead siia poole tulema, siis me oleme äkki raskemad kui issi. Äkki oleme. Tule. Saida. Ja vaatame, kas me oleme nüüd raskemad. Jee! Kell on 2 läbi juba. Prevenil on tüduaeg ja ta ei taha siin mänguväljakult ära minna. Ja ma ei tea, mis saab. Ei taha nagu Jonniga ka ära minna. Tahaks veel Ikeast läbi käia ja selle jäätise ära võtta, millest ma olen juba 2 nädalat unistanud. Aga eks siis näis, kas saame. Ülivagus uni lihtsalt oleks taht lasta. Panen sina poole parklasse. Võid näppu ära võtta. Nüüd pane. Millist jäätis sina tahad? Seda. Okei, vajuta.
mis aitab äkki? Hea töö. Jaa. Kallis vaatas mind nii välikult. Noh, mis ta võtab 12 jätist? Võtab või? Tead? 3 jätist, 1,80. Kuskil laadal sa maksaks mingi 12 euri. Ma arvan, mingi 3-4 euri jätise eest. Mõnes kohas isegi 5. Hakkame vaikselt koju jõudma. Kas teie naised oskate rääkida meestega kaasa, kui nad räägivad mingi automootoritest või? Sest mina küll ei oska. Ma ei tea, kus hoiusopis nad koguvad seda infot, et mis võimsus on, mis autol ja ma ei tea, mida iganes. Mis mootorid neil on ja kas nad on bensiini või diisliküttega või midagi muud. I don't know. Kaugemale ei käi minna olete sinna, et toida. Liivakassis. Mis see? No nii. Ma pean tankima ka veel minema, johhagi. Nüüd on mõni tund hiljem. Ma olen Maxima parklas, hakkan Märjamaa poole sõitma, sest et mu ühel tantsustuudio treeneril on sünnipäev. Nii et lähme soovime tal õnne ja on ju tore žest ikkagi enda töötajaid meeles pidada. Lähme teeme ühe suure kalli ja aga kõigepealt mul on vaja tankida. Nii et let's do this. Ja siis, kui on Märjamaal ära käidud, siis saab juba kodu poole tagasi minna. Ma täna koristasin siiamaani ja ma tean, et juba mõne tunni pärast on suht sama seis, sest mul on 2 koera, mul on 1 laps. Nii on elu. Siuke nunnu pojengi kiibuke minu Mirrule. Nunnu. Mirru! Oi, kui ilus tüdruk, kellel on sünnipäev? Võta korra need. Võta korra see. Näita ennast. Meie Mirru on sünnipäev, palju õnne! Tšau, jälle on paar tundi möödas. Ja ma olen siin kodus. Käisime Mirtelile õnne soovimas. Ja siis juba mu sõbranna Manju kutsus meid aiamaale. Siis me istusime aiamaal mingi tund aega, lobisesime. Ja nüüd ma otsapidi lähen üldse jooksma. Nii et kell on palju. Kell on 10 läbi juba, aga ma lähen vaatan, äkki ma püüan päikeseloojangu kinni. Õhtul on hea joosta, siis on siuke värske õhk ja värskendav õhk. Ja ilus ka. Ma loodan, et homme tuleb siuke rahulikum päev, sest et täna sai palju koristatud ja üldsegist palju asju sai tehtud, mis ma tahtsin ära teha. Kuigi üks asi on, mis ma tehtud ei saanud, aga selle ma teen homme ära. Õnneks nagu nii väga ei põle, kuigi see tahab kindlasti tegemist. Aga ei ole hullu, et ma seda täna ära ikkagi teen. Päev läks kuidagi väga kiiresti. Oligi palju toimetamist ja jooksmist. Aga ei, päev oli selles mõttes edukas ja ühesõnaga homme siis tuleb rohkem selline puhkapäev. Kuigi homme ma tahan ka jooksma veel minna, aga see ei ole midagi hullu. Oot, aga reedel tuleb jaanipidu. Meil siin väikses alevikus, kus ma elan.
ja ma olen üks eestvedajatest. Ma olen natukene ärevil sellega seoses, sest et ikka teada, et see õnnestuks, läheks hästi. Aga ma arvan, et ma teen seda juba 4. aastat järjest. Nii et midagi hullu ei ole. Ma nüüd lähen jooksma. Äkki ma püüan ikkagi selle päikeseloojangu kinni. Ja siis ma juba tulen koju, lähen pessu, pesen hambad. Aga ma arvan, ma ei enam täna ei näe. Nii et head ööd. Näeme homme. Ciao. Täna on olnud väga vihmane päev ja pole isegi õue jõudnud tõesti aus olla. Nii et ma hakkan uuesti küpsiseid tegema, mida mõtleb. Aga kell on juba tegelikult 4:30. Ja mina tegelikult avastasin Netflixis ühe hea seriaali, mingi Date Show. Ja see natuke meenutab seda Squid Game'i. Aga selles mõttes on erinev, aga see on kandi sarnane. Nii et Netflixis Date Show, keda huvitab, ma spoilima ei hakka, ma arvan. Nii et minge vaadake, keda hakkas huvitama. Ma nüüd jõudsin välja ka täna. Terve päev on sadanud. Vahepeal tuli korraks päike välja. Praegu ma teda ei näe, ka kuskil pilvedega peidus. Tulin koertega jalutama. Algne plaan oli jooksma tulla. Ma ei tea, pole täna sellist jooksuvaimu sees. Nii et ma teen pigem sellise tempokama kõnni koertega mingi 3-4 kilomeetrit, mis ringul võib me küteta. Et kuna ma neid küpsiseid ka omajagu sõin, 2 suurt, siis oleks tore ju neid ka välja higistada. Et natuke tunnen ennast süüdi, sest et see on juba selle nädala teine kord, kui ma neid küpsiseid teen ja ma lihtsalt ei oska piir hoida. Ja ma tegin endaga kokkuleppe, et ma nüüd juunikuus neid ei tee. Nii et ootame siis juulit, et uuesti neid küpsiseid teha, sest et tõesti ma sööksin neid iga päev. Ma ei tea, mis oleks sellega on. Mulle üldse meeldivad mingi kõik asjad, mis on pagaritooted. Kus vähegi on tainast või vahukoort. Palun andke ette, ma söön kõik ära. Ma mingi hetk mõtlesin, nii võin rääkida, et meil Malamutipreili vanem siis Helli. Tema on meil pime. Ja pime on ta juba, ma arvan, 3. aastat. No tegelikult ma täpselt ei oska öelda, kas ta on nagu täiesti pime või ta ikkagi midagi näeb. Kalgas siis, kui ta poegis 10 kutsikat, üks nendest alfa. Ja siis ta tervis läks allamäge. Me olime, mis aastas võis olla, 2022 või? Jah. Siis me olime Helliga 2 korral mitmeid päevi haiglas, me matsime talla oi, kui palju tuhandeid. Ja oli ka selline hetk, kus meil tegelikult soovitati ta magama panna. Jumal tänatud, et me seda teha ei lasknud ja otsustasime ikkagi võidelda ta eest. Nii et siin ta on juba tuh. Ma ei tea, äkki aasta aega on tervis korras olnud. Ja me ei saanudki mõlemal korral diagnoosi, mis tal on ja nüüd ta on otsapidi ka jäänud pimedaks.
ja muidugi me oleme käinud ka silmaarstide juures, Eesti 2 tippsilmaarsti juures, aga ega meil seal midagi osatud öelda, sest et neil ei ole ikkagi sellist aparatuuri, millega Hellile uuringuid läbi viia ja meid saadeti Soome, aga öeldi ka seda, et on suur võimalus, et ta ei saa nii või naa seda nägemist tagasi. Alates, ma ei tea, 2000 eurot või 3000 eurot oli too aeg üks silm. No see selleks. Ühesõnaga, me otsustasime, et me temaga neid operatsioone ette ei võta, sest et esiteks ei anta garantiid, et ta nägemise tagasi saab. Pluss ta kinnitas seda, et Helli elab täisväärtuslikku elu sellegi poolest, et ta nagu inimene lihtsalt kohaneb sellega. Vot, aga ta on meil väga tubli tüdruk ja ta on väga õnnelik. Me oleme väga õnnelikud, et tal on Alfaga kõrval. Nii et ta saab kenasti hakkama. Seal ta on. Helli, oled meil rõõmus tüdruk, eks ju? Helli, oled rõõmus tüdruk või? Näita ennast, Helli, vaat siia. No näita ennast, kus oled? Nagu tuleb jaanipäev. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et on pööripäev ja jälle hakkab minema pimedaks. Iga päev aina pimedamaks. See ei ole tore. Nii et vaikselt juba tuleb jõulude peale mõelda. Aga okei, ma lähen mugin natuke kirtsega mureleid. Aga olgu, sai nüüd päris pikk story time. Seal need ongi. Sellel nädalal teist korda siin. Aga kuidas tahaks neid kõige kõrgemalt, neid kõige punasemaid. Need tunduvad nii head. Redeli kaasa võtma reaalselt. Ma mõtlen iga aasta seda. Reaalselt. Ma püüan ikkagi enda vlogidega jääda mingi 30 minuti kanti. Aga kui ma tahan nädala vloge teha, siis ei taha mitte kuidagi õnnestuda. Ühesõnaga, mulle endale tegelikult meeldivad pikemad vlogid nii või naa, nii et ja ma loodan, et teile meeldivad ka pikemad vlogid. Issa, ma näen siin nagu tulipunaseid sellised. Oh my god, ma tahan neid. Ta ju tahab ka. Kas sa tahab ka murelit või? Kuule, ma kardan su pärast, Alfa. Näe, Alfa. Hea tisu, kallis. Deliciosa. Nii mõnus. Nii, me hakkasime nüüd tagasi liikuma. Sai päris usinasti söödud. Aga ma armastan lihtsalt seda kohta. Meie kutsume seda siis põllukaks. Ja kunagi, kui me veel nooremad olime, väiksemad, siis me veetsime suvevaheajast väga suure aja siis siin, sest et meil reaalselt ei olnud vaja isegi koju minna midagi süüa. Sest et praegu hakkabki see hooaeg pihta, kui sa saad põhimõtteliselt ongi murelid, siis tulevad kõiksugused marjad, siis siit, lähme siit, siis ma pean Hellit veits juhendama, tule siit, Helli. Siis tulevad igasugused marjad, siis tulevad juba õunad, tirnid, ploomid, kõiksugu selline värk. Herned ja mais ja oi jumal. Nii et me olime vahest isegi terved päevad siin, ilma et me oleksime koju läinud. Ja eks sai omajagu lollusi ka tehtud, aga jaa, see koht on väga südames. Ja Alfa pani just jänesele rämedalt järgi. Alfa! Tagasi! Ei ta teda kätte saa. Normaalne. Kõiksugu metsloomiga siin
koerad alatihti panevad kellelegi järgi. Õnneks nad tulevad alati tagasi. Vot nii. Aga jah, meil on nüüd vaja kõndida tagasi ka veel siuke 1,5 kilomeetrit või 2 isegi. Annan aga agu ja siis juba varsti kodus. Ja kell on muideks juba 9, nii et varsti on tuduaeg. Aga ei ütleks, on ju. Päike alles taevas sillerdab. Varsti küll juba loojub, aga nii mõnus valge aeg ja ma armastan seda valget aega. Palun andke seda natuke kauemaks. Aga olgu, me lähme ja ma juba näen seal taga teist jänest, nii et Alfa saab teda taga ja minna. Tore. Ja jälle jäne selle järgi. Ma ütlesin. Ta mõtleb, kuhu ta läks. No tšau, tere hommikust, täna on juba 20. juuni. Ja mul on vaja natukene tööd teha, sest et ma olen nüüd paaril päeval olnud natukene laisk selle koha pealt. Ma ei ole teinud asju, mis mul oleks vaja ära teha. Nii et ma võtan selle praegu ette. Õnneks ei võta kaua aega, pluss ma hetkel ei tegele isegi mitte tööga, vaid YouTube'i värgendusega. Ja tegelikult Preven oleks vaja üles äratada, sest et kell saab juba varsti 10. Nii et väga hea unega poissi igatahes. Aga okei praegu. No nii, tere hommikust veel kord. Nüüd ma olen juba siin maal, kus ma hakkan hommikusööki teha. Sellest väiksest jupist. Tegelikult endale ma teen avokaadoviikuse üldse munaga. Aga Talisele Prevenile ma teen ahjuvõikusi lihtsalt. Ja äkki kui need tahad, saavad veel krõbineid süüa. Ma just avastasin. Jaa, see mango. Ma söön selle ka ära. Hommikuks. Perfect. Sobib. Nii, aga eile siis oli jah selline päev, kus me nagu palju ei teinudki. Siuke mõnus kodune päev, sest et enamus päeva sadas ikkagi vihma. Isegi mitte tiputanud, nagu reaalselt sadaski minu arust terve päev suht tugevasti. Ja siis ma õhtul tegin ikkagi enda väiksed tiirud ära. Eile ma jooksnud. Tegin siukse suurema ringi koertega. Aga ma ei tea. Siis ma vaatasin õhtul veel ühe filmi ära. Mingi Koora. Aga see seriaal, mis ma eile soovitasin, see Date Show, see läks ikka lõpus nimelikuks, et ma ei tea. Teeme selle hommikusöögi ära ja siis vaatame juba edasi. Also, kui sul tuleb selline avokaado, siis seal loteriiga võitmine reaalselt. Ma ostsin Rimis 2 avokaadot ja mõlemad olid sellised. Aga see on juba siuke mõnus, siuke pehme, seda on hea võikule panna. Tapke mind labidaga lihtsalt, sest et üks koer nimega Alfa ajab mind väga kurjaks. Kurru tuleb sisse. Nimelt, tema arvab, et on okei ennast aadikust lihtsalt välja närida. Meil on nagu seal siuke võre ja ta lihtsalt närib siin augud sisse ja tuleb välja. Talis on nagu lappinud seda igat pidi. Me oleme ühelt poolt tõmmanud 2 ringi siis selle võrega. No saad aru, 2 kihti seda võre. Ja ta tuleb ikka. Okei, nende kohtade pealt, kus seda võre on 2 korda, ta ei ole veel avastanud, aga ta saaks. Ja siis me oleme lihtsalt lappinud. Ma pärast näitan teile, see on kohutav lihtsalt. Oh God. Ja nüüd, no ta kardab mingi pauke ja okei, ma saan aru, ma käisin teda rahustamas värki-särki. Aga ta lihtsalt ei taha seal olla. Palun abina, ausõna. Ilus ilm, ta on nõue koer tegelikult. Miks ta ei võiks seal olla? Haidi. Ma panin ta praegu sinna rihma külge, niimoodi, et ta saab terve aadiku siseselt nagu käia. Siis ta korraks rahuneb maha, siis ma teen ta seal lahti ja siis vaatame, mis ta edasi teeb. Kas ta ikka tahab sealt välja tulla? Ja mis te arvate, kui ta sealt välja tuleb? Kas ta jookseb kuhugi? Kas ta läheb midagi avastama? Jumal tänatud, ta ei tee seda. Ta lihtsalt tuleb sealt välja. Üks päev istus seal kase all, limpsis ennast, oli nii rahul oleva näoga. Ja muidu ta tuleb lihtsalt ukse taha ootab, kuni keegi ta sisse laseb. Nagu seal on saadik, on ju. Ja me oleme lappinud seda igat pidi. Seal tegi
Talis viimase töö, mis on ülikoole. Tahaks, et ta natukene seda paremaks teeks. Ma olen nii nõudliku pilguga, ma ei saa lihtsalt. Aga igatahes ta hakkas nüüd sealt altpoolt ennast välja muukima. Praegult seda õnneks ei tee, aga kohutav koer. Ausõna. Ärge võtke koeri. See on kõige parem soovitus, mida anda. Ausõna. Mõtlesin, ma jagan teiega momenti. Preven tuleb tuppa ja ütleb, et emme, ma tahan vettpudelisse. Panen talle siis vettpudelisse, küsin, et kus ta sellega läheb. Ta ütleb, et ta läheb õue, et isi ootab teda autos. Siis ma küsin, kus ta lähtub. Ta ütleb, me läheme korteri peale. Ta on 2-aastane. Ta koostab lause, ma saan kõigest aru, mis ta räägib. Ta oskab ennast väljendada. Nagu, kuidas see võimalik on, et ta nii suureks on kasvanud? Ebareaalne. Aeg läheb nii kiiresti. Nagu pisar. Ausõna. Mõtlesin, ma küsin teilt. Kuidas teil on? Kas teie suudate minna ennem õue, kui teil pole toad korras? Kas te suudate minna ennem õue, kui teil ei ole toad korras? Näiteks mina ei suuda. Ma ei tea, miks mul jääb kripeldama. Ma pean toad enne korda saama, kas või mingi turbokoristus. Aga kui me tuppa tulema tahan, et see oleks puhas, ma ei pea sellele mõtlema. I don't know. Ma ei tea, mis kiiks on. Rääkige kaasa, kas teil on ka nii. Palun öelge, et me ei ole ainus. Mis sa räägid? Kodus olin, mis sina tegid nii kaua? Mängisid natukene või? Mis Naana teeb? Rohib või? Jaa. You could be what I need. Te videote, ciao. What I need. Lähed? Da 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 da. Da 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 da. Looking up at the skyline. All the places and times that you went there. I would never leave you, darling. So wrap your arms around me. Pull me close and feel my heartbeat. Tere hommikust! Ta oli seal taga mind kiusamas. Käes on siis 21. hommik ja täna meil kuusikul jaanipäev. Nii, et me hakkame selle jaoks natuke valmistuma. Tegelikult eile said juba mõned ettevalmistused tehtud. Aga kõigepealt mul on vaja jooksmas ära käia, et pessu minna, sest et ma olen siuke korralik õlipea. Aga ühesõnaga mul on vaja pesus ära käia. Ja ma hommikuti oli päris pikalt jooksmas käinud, sest et suht kiiresti läheb palavaks, aga ma lähen proovin, äkki ma saan selle jooksu ikkagi tehtud. Sest et õhtul nii või aega ei ole ja siis mul vähemalt selle nädalaga kliinuke kirjas. Aga alright, ma lähen teen selle jooksu ära. Kõigepealt mul on veel vaja koertega ka minna. Või ma siis võtan ikkagi koerad kaasa. Lihtsalt ma ei tea seal, kus ma jooksmas käin, siis võib-olla on praegu töölised. Nii et ma natuke mõtlen ja siis ma vaatan, ma panen nii kaua enda jooksu jalanud. Täna hommik algas sinu jaoks kell 8. Ma panin äratuse eile endale kella 8. Sest et me läksime suht hilja magama ja ma kartsin, et ma ilmselt muidu ei pruugi jalgata. Ja mul oli selles osas õigus, sest et ma tahtsin ikka, ma oleksin igatahes edasi maganud väga hea meelega. Aga kell on juba otsapidi 10 läbi natukene. Nii et ei ole enam midagi nii vara. Nii et ma isegi natuke olen ajaga jännis. Ma vaatan, mis seal pargis toimub ja tegelikult ma pean toitlustele helistama.
mida ma kohe teengi, muidu mul läheb meelest ära. Go a little further. Give a little love. Calling my name. Nii, päev on hästi kiiresti möödunud. Tõesti, ma ei ole jõudnud isegi telefoni kätte võtta, sest kogu aeg on mingit jooksmist ja asju. Kuigi tegelikult mul nii väga palju asju teha polnud vajagi, aga lihtsalt jooksvalt on ikkagi neid asju juurde tekkinud. Praegu siis vaikselt alustame, kell 7 hakkab pihta. Praegu on viimased toimetused ja siis olemegi valmis alustama. Nii et kahju, et see video ei saa ennem üles minna, aga pange siis järgmise aastaks kinni, et Kuusiku Jaani tuli. Soovitan. Vaata, kuidas see Gloria puseeris nägida. Mine mängi teiste lastega, mine vaata Gloria läks koju, mine aita teda. Ta tahab midagi. Panen sind tagantpoolt ka midagi. Ja järgmise looga sooviks kõik Ise ära nagu tarbida. kantsi. No nii, vaatame, äkki saab kõik laste asjad endale. Istu sinna kaugele. See on 3 ise. Looking up at the skyline, all the places and times that you went there. Why? I would never leave you, darling. So wrap your arms around me, hold me close and feel my heartbeat. Looking up at the skyline, all the places and times that you went there. Why? I would never leave you, darling. So wrap your arms around me, hold me close and feel my heartbeat. Siinkohal ma tõmbangi selle nädalase vlogi kokku ja näeme järgmisel nädalal uuesti. Olge tublid ja followge Instas ja subscribe'ige YouTube'is ja like ka. Olge tublid, näeme. Tšau! Me oleme teiega tšau! Teiega tšau!